tere, minu nimi Toomas Piik ja kanal siis toomaspiik.com. Maatriksist räägin teile täna ja Maatriksi teema on siis tegelikult nagu üks ääretult infomahukas ütleme siis süsteem. Ja see maatriks, millest mina räägin, on tegelikult tervisemaatriks ja selle asja nagu eesmärgiks ongi tegelikult ei midagi muud kui teie hingelise ja füüsilise keha ütleme siis või heaolu nagu saavutamine ja maatriks on siis tegelikult selline teadvuse tehnoloogia, mis siis sõna otseses mõttes tegelikult nagu aitabki teil seda iseendale nagu luua. Ja see heaolu alati ongi tegelikult see number üks meie enda jaoks, sest et kui te ei ole õnnelik ja rahulolev, siis teie heaolu on põhimõtteliselt olematu. Ja füüsiline tegevus, kõik see, mida te teete, kui te tunnete, et teil on nagu suhteliselt raske seda nagu teha, ehk siis väsite ruttu, siis see tegelikult räägib juba mitte ainult nagu füüsilise keha probleemist, vaid see räägib suuremalt jaolt ikkagi ka juba hingetasandi asjadest. Nii et maatriks sisaldab siis tegelikult nii-öelda hingeseisundit ja samas ka nagu teie füüsilise keha nagu olekut. Mida ma siia vahele peaks nagu praegu veel enne ütlema, kui ma nagu seda teemat rohkem lahkama hakkan, siis hästi oluline on teada tegelikult nagu seda, et kõik see, mis teie teadvuses toimub, on teatavate mustrite esile kutsutud kogum. Ja selle asja nagu iva ongi tegelikult ju selles, et kui teie teadvuses on nagu väga rasked energiat, väga rasked mustrid ja sihuke kehva olemine, siis teie füüsiline keha selle tõttu ka kannatab. Ja selle kannatuse saame tegelikult nagu suhteliselt kiiresti ja väga hea sekkumisega täiesti nagu vabalt ära nullida. Ehk siis tegelikult me asendame seisundi, mille nimi on siis sõna otseses mõttes halvas olekus, me asendame selle seisundi tegelikult sellise seisundiga, mille nimi on õnnelik, rahulolev ja terve. Ehk siis õnnelik ja rahulolev on hingeseisundid ja terve on siis füüsilise keha seisund, mida siis tegelikult ongi vaja nagu saavutada. Ja kuidas see asi nagu käib, kuna ma tegelen nende seminaride tegemisega üle terve Eesti, siis see tähendab tegelikult seda, et erinevatel aegadel on võimalik siis külastada seminari erinevates Eesti paikades. Ja näiteks praegu esimene, mis on nagu paika pandud, ongi põhimõtteliselt 2. juunil 2021 kell 18 Viljandis. Ja on üks Vaksali tänav 3 on siis tervise ja ilu keskus, kus on siis võimalik osaleda selle nii-öelda ilu ja tervise keskuse nimi on Valgus ja seal Valguses on võimalik siis 2. juunil kella 6 alates 3 tundi osaleda maatriksi seminaril, kus ma siis tegelikult räägin lahti kogu selle maatriksi olemuse ja kuidas on võimalik seda rakendada iseenda peal. Nii et kellel huvi, siis võtke ühendust. Minu telefon on numbriga 5156654. Helistage ja andke endast märku, et soovite seal osaleda. Ehk siis kuna üritus on 3-tunnine, siis selle 3-tunnise ürituse jooksul ma räägingi tegelikult nagu lahti põhiolemuse ja me saame teha ka seal väga erinevaid tehnikaid. Ma ütlen teile, et see 3 tundi läheb nagu poleks seda olnudki, aga et te saate nagu päris palju sellist informatsiooni, mida kasutada juba samal õhtul iseenda peal ja mida saab siis ka vajadusel nagu oma lähedaste juures kasutada. Nii et mõelge selle peale ja ütlen siis nii palju, et maatriks siinkohal ongi nagu tegevus ja maatriks on siis tegelikult selle teadvuse tehnoloogia nimetus ja see nimetus iseenesest tähendabki ütleme siis meie sisemise energeetika korrastamist
ehk siis meil on energiamaatriks, meil on energiamustrid ja need energiamustrid selles energiamaatriksis on need, mis tegelikult meie kogu olemist hoiavadki väga konkreetselt ohjes. Ja nad ei lase teil olla lihtsalt nii-öelda väga heas olemises. nii et sisuliselt on see üks hästi nagu kiiresti õpitav, aga väga palju informatsiooni sisaldav, ütleme siis tehnoloogia. ja sellest te saate tegelikult nagu väga palju, nii et mõelge selle peale ja tulge osalema, ehk siis Viljandis 2. juunil kell 6. Ilu- ja tervisekeskus nimega Valgus on siis koht, kus ma seda seminari läbi viin ja lihtsalt nii-öelda võtke omale teadmiseks, et see muudab oluliselt rohkemgi asju kui lihtsalt ainult teie heaolu, nii et võimalusi on väga palju. Kohtumiseni Viljandis 2. juunil.